kes on kõige kõvem mees. No pühakirjad ütlevad, kõige kõvem mees või naine hing on see, kes on valmis võtma hästi palju kannatusi enda peale, et leevendada teiste kannatusi. Et see on nagu kõva tegija, aga muidu elu on selline, et oled väike poiss, eks ju, väike tüdruk ja kõik on nii lihtne, eks ju. Rõõm, tants, laul, emme-isi hoolitsevad. Siis kasvad suuremaks, läheb nagu keerulisemaks, et ratsionaalne maailm ja lõpuks tuleb selle üüri maksta ja iha, viha, kadedus ja rõõm ja ilu ja kahesus, eks ju, hea ja halb ja must ja valge ja kõik see hakkab nagu, saad aru, et oi, kui väike ma olen, siis see nagu suur keeruline maailm, siis mingi jumal ja universum ja energiad ja elemendid ja ühiskonnad ja ühesõnaga nagu lõppu ei tule nagu, siis saad aru, et ma ei saa midagi aru, eks ju. Et läheb nagu järjest keerulisemaks. Korraks nagu ekspeast on, tunned väikestest asjadest rõõmu. Oi, lillekene mesimumm lendab, eks ju. Nii rõõm ja siis läheb elu keeruliseks. Ja vaimne elu on ka alguses on nagu lihtne, algus on sentimentaalne, fanaatilisus ja sentimentaalsuse hetk, eks ole, et jess, nüüd, olen nagu rakett, panen taevasse, eks ju. Mis siin ikka, eks ju, tuleb anduda Jumalale ja armastuse ilu ja kõik nii. Ja siis läheb vaimne elu nagu järjest raskemaks ja raskemaks, tulevad seal üle, hakkad ennast nägema üles, asjad vaatad, kes õudust, kellega ma pean koos elama, eks, missugused solvangud, kuidas ma olen Jumala seaduste vastu eksin, nagu mitte märganud Jumala armulikkust, eks ju, iga hetk, kuidas Jumal annab tasuta mulle kogu elu kõike, pluss veel, mida ta kõik andnud mulle, vaimne õpetaja ja tore ema, isa ja nii edasi, eks ju, tore naine ja kõik kogu aeg kingitused, kuidas me seda ei ole märganud, ühesõnaga siis läheb see vaimne elu nagu järjest keerulisemaks, sa saad aru nagu issand, adikaari sanskriti keeles, mul ei ole isegi adikaarit, selle veedade järgi isegi olla lihtsalt inimese kategoorias. Ma ei räägi seal mingi vaimne, missugused kategooriad on veedas inimene, eks ju, kes oma dharmat täidab, oma kohustused. Ma ei ole isegi sinna jõudnud ja ma olen lihtsalt lõpuks mingi prakriti pühendunu, see tähendab, et ma olen lihtsalt materialist, aga ma aktsepteerin Jumalat, midagi üritan teha, mingeid religioosseid asju. Aga mul ei ole seda omakusu püüdmatut sellist andumise järki. Nagu üldse nagu, ma olen selle ära unustanud, kõigil see algselt on, eks ju. Ja siis, aga ideaalis siis arened edasi, sa käid tõusud mõõnad nagu ikka elus, eks ju. Ja siis vaimne elu lõpuks muutub nii lihtsaks nagu. Ta läheb nagu lihtsaks tagasi. Vaatad nagu vaimsed õpetad nagu lapsed, eks ju. Nad võivad olla ranged ka ja oma vihaenergiat kasutada omakusu püüdmatus, armastuses ja hoolitsuses õpilase vastu, aga neil on nagu elu muutub jälle nagu nii lihtsaks. On Jumal, kõik kontrollib Jumal läbib kõik, Jumal on hea, eks ju. Kõik elusoledad on puhtad. Mis seal ikka siis, sa vaatad nagu veedades ka, siis lõpuks vaatad see elu läheb nagu nii lihtsaks, lõpuks vaatad Krishna looka, eks algne vaimne planeet, seal Krishna üldse, üks versioon, et Jumal annab hästi palju versioone, kuidas temaga suhtled, eks, aga üks versioon, eks, öeldakse Krishnast uus Vajambhagavam, et ta nagu algne Jumala isiksus, kus kõik saab alguse, kõik teised kehastused ka, et Krishna seal Vrindavanis lihtne karjapoiss, eks ju, pall ja jalu, eks ju, öeldakse, et karjapoisid ka, kui metsa lähed, võtad kõik oma ehted, kõik ära, võtad lihtsalt, mis seal metsas teevad, lilledest, mingid, ma ei tea, mis asju, ehted, värk, neil isegi vaja mingid rikkusi, seal söövad midagi, seal puuviljad, siis öeldakse, Krishna kõige kõrgemad pühendunud on üldse karjatüdrukud, eks ju, lihtsad karjatüdrukud, kes teevad lihtsalt toimetusi, öeldakse, et nad on üldse nagu, veedades nagu, et kõige top, kõige, kuidas öelda, spontaansemad ja kõige sügavamad ja kõrgemad pühendunud karjatüdrukud, koopid, manžaarid, eks ju. Et läheb nagu lihtsaks tagasi, nagu loodame, et meil ei ole, läheb varsti see vaimne elu spontaanseks ja lihtsaks tagasi, hoiame pöialt.